Tere tulemast Automobiili Curato kanalile, olen Joonas ja eriliselt tervitan kõiki, kes siia kanalile satuvad rohkem kui esimest korda. Tegelen siis hobikorras autode müügiga. Eelkõige loen oma spetsialiteediks hobiautode müüki ja just välismaale, aga kui vajate abi mõne auto müügi puhul, siis aitan hea meelega. Teinekord otsin endale müügiks autosid, kui eelarve lubab. Panen siia ekraanile need autod, mis mind üldiselt huvitavad. Seega, kui vajate abi auto müügil või on teil mulle pakkuda mõnda huvitavat masinat, parasjagu kui ma neid muidugi otsin, kui eelarve lubab, siis võtke julgelt ühendust, aga lähmegi siit tänase meie ees oleva objekti juurde. Tegemist on siis 2011 aasta BMW F11 ehk siis universaalkerega 530 XT-ga. Mootoriks 190 kilovatine N57D 30A diiselmootor. Vermikusse viib jõu edasi ZF-i 8 HP 8 käiguga automaatkast ja autol on X-Drive nelikvedu. Läbisõit odomeetril jõudnud 361 000 kilomeetrini. Ja vaatamegi ta siit põgusalt üle. Nagu ikka, teeme auto üle ümber mõned ringid ja toon siis välja mõned asjad, mis ma märkanud olen. Siit juba võime kapotilt alustada, eks on mõned sellised kivitäkked, aga mitte midagi eriskummalist siin on veel näha, et see on normaalne auto ekspluatatsioon. Kui me siit esimese bumperi juurde süvitsi läheksime, siis kindlasti me leiaksime neid kõvasti. Siit on näha, et on auto pihta saanud ja see on kõik täiesti tavapärane, eriti arvestades näiteks suvel on teetööd. Seal on killustik maas, eks täiesti normaalne. Aga siit kohe järgmine asi, mis mul meelde tuleb. Panin täna tähele siit katuse servalt, eks on kergelt värv maas ja juba roostene, ehk siis see on pikemat aega olnud 2 sellist kohta. Teisel pool nagu ei ole. Täpselt samamoodi tekivad need vigastused siia, et lihtsalt ükskõik, mis tee peal on, see praht, et see autoratast alt lendab siis tagasõitva auto pihta ja niimoodi need vigastused üldjuhul tekivad. Vaatame veel. Tegin auto enam-vähem puhtaks, aga ideaalne ta ei ole. Samas suuremad asjad näeb siin ilusti ära, samamoodi siin sõrme all. Aga üldiselt selline täiesti normaalne kasutatud auto. Vaatame siia. Samamoodi sellised, see oli üldse mingi mustus. Aga sellised kahjustused tekivad näiteks ka parklates uksega lüües. Seda on ilmselt keegi täitnud siin juba värviga. Ja niisugused siin on näha, midagi on see auto pihla läinud. Ma ei tea, teinekord kas teksapükstega näiteks. Aga üldiselt jah, midagi sellist väga kapitaalselt ei ole, kuna auto on 15. aastat kasutuses, ilmselt siis kõik on normaalne. Enne jäi mul siit silma, kui ma nüüd saan kaameraga kätte selle, siit on nagu ka kergelt värv maas ja roostene. Siit me leiame niisuguse värvikahjustuse. Kõik on täiesti tavapärane, et kes on kunagi mõnda kasutatud autosse süvenenud, siis ta on näinud kõiki selliseid asju, vaatamise vamperi peal ka. Aga see on parkimisandur. Et ei ole kindlasti mitte kõige hullem, et mul endalgi oluliselt hullemaid autosid olnud, aga siin neid märke kasutusest leidub selle auto puhul, aga see on normaalne, 360 000 läbi sõitnud auto ja sellised kasutusmärgid on peal. See on täiesti, ma ütleks, normaalne, et võib-olla on kuskil inimesi, kes suudavad igapäevases kasutuses oleva auto hoida tõesti igapäevases kasutuses oleva auto kosmeetiliselt hoida tõesti palju paremas seisukorras, müts maha nende ees, aga siin täiesti normaalselt kasutust saanud auto märgid kõik. Eks endalgi ole aja jooksul olnud neid nii üks kui teine, et kõik on nagu tuttav, et olen kõik varasemalt läinud. Aga vaatame sisse ka.
Seest esimese märkusena tooks kohe välja. Mulle meeldib selle auto sisu värvide kombinatsioon. Need pruunid istmed, mis need on siis niisugused tumedamad puitliistud ja ülejäänud nii-öelda tavapärane osa on must. Et see on minu meelest selline väga soliidne kombo. Soliidne siis selles mõttes, et tõesti nagu ülikond on autol seljas, et sellest aspektist soliidne. Et ta näeb väga hea välja. Enne kui me siit väga sügavuti läheme, ühe asja tooks kohe välja. Sellel autol on lisa küljetoed. Lumbar on selle nimi inglise keeles. Nimetame neid küljetugedeks. Näppisin neid nuppe väga, väga mõnusasti, nii-öelda kallistab sind. Ja vaatame siit lähemalt. Ütleme, sisust kõige hullemini jääb mulle silma ikkagi see rool, et mis see salata, selle rooli võiks uuesti nahatada, et seda rooli on siin keeratud ühele ja teisele poole, aga muidu on täiesti viisakas see auto, et siin on niisugune tavapärane kulumine nuppudel. Vaatame korra istme peale. Istmed on sellised perforeeritud, sest need on ventileeritavad istmed. Ja kui me vaatame tegelikult istmele peale, eks sarnase läbisõidu juures on näiteks, mul on siit isegi väiksema läbisõidu juures on see polster katki olnud. Et tegelikult seest näeb väga soliidne välja ka siis kulumise mõttes. Minu lemmik lisa tänaseks võin öelda E60-61, F10, F11 BMW-de puhul 2TB Sport Automatic Gearbox, saad sellise teistsuguse käigu valitsa ja need roolivalitsad samuti. Aga muidu auto nagu auto ikka. Kas ma mõtlen, kas mul jäi midagi mainimata? Igasugust varustust sellel autol on. Kõige kasinama varustusega auto see ei ole. Ma panen varustuse, mis mulle endale rohkem silma jääb, panen kõik kulutuse kirjeldusse, et siin üksipulgi seda lahkama hakata. Enam-vähem kõik on meeles, aga jah, pole mõtet eetriaega sellega täita. Autol on sellised järelturu kummimatid, aga siis konkreetselt sellele mudelile mõeldud, et nad sobivad ilusti siia autosse. Vaatame taga siin. Eelkõige ilmselt esimese asjana saab aru, kuivõrd palju varustust autol on, kui vaadata siia taha keskele, kas seal on nuppe üleliigseid. Ei ole, see tähendab, et väga siin taga midagi märkimisväärselt ei ole. Kui midagi, siis need kardinad. Tagumistel ustel on kardinad, aga peale selle muud siin nagu ei olegi. Huvitav tähelepanek, ma ei ole kunagi näinud, et nahkiste niimoodi oleks kulunud. Ma pakun, et siin on olnud lapseiste ja siit on selline tunne, nagu see nahk oleks sulanud, kuumakahjustuse saanud ja teisel pool seda ei ole. Ja siit on näha ka, vaatake värvi erinevuseks. Siin on ta veel normaalset värvi, nagu ta teisel pool on. Ja tal on nagu selline mingi huvitav kulumine siin. Ma sellist ei ole nagu näinud ja kui vaatate siia, eks, siis see nahk on siit kuidagi kokku tõmmanud ja tõmbab nagu selle naha siit pingule. Aga kuidas see niimoodi kulunud saab olla? Minu ainus mõte ongi see, et ta on kuidagi siis millegi pärast mingi temperatuuri siin saanud, aga kuidas see nagu ainult siin võimalik on? Et seda võite kommentaarides lahata. Mina ei oska teile välja tuua, et ainus mõte, mis mul tekib, et siin on midagi peal olnud kuuma päikselise ilmaga ja see on kuidagi sellega seoses, aga see on CSI Tallinn, las see jääb. Mina ei oska teile defineerivat vastust öelda. Üks asi veel, kui ma midagi välja tooks, siin on need kohtvalgustid autol. Ja ilmselt on peegli all on ka olemas kuskil mingi lambikene või siis mitte. Aga vaatame, pagasiruumi, mis me ikka tegelikult suurt vaatame. Pagasiruum nagu pagasiruum ikka. E61-de suur, ütleme, mis ta nüüd peavalu on, aga kipuvad need kardinad kaduma minema, sellel autol on olemas see nii-öelda siis pagasiruumi kate, mitte kardin. Ja siis kardinaks võiks äkki nimetada seda vahe asja siin. Aga muidu täiesti viisakas seisukorras, ütleks isegi, et
noh, arvestades läbisõitu, arvestades, et selliseid autosid mul on olnud, isegi päris selline kulumata pagasiruum. Siit leidsin ühe väikse meene, see tuleb autoga kaasa, see on selle auto õnnemünt. See on 20 Eesti Vabariigi senti. Ja nagu ikka, ühel sellisel kohe, no ütleme auto kohta on ikka see niisugune lugupeetavas keskeas autos, on tal ka oma väike pläsku kaasas oma lemmikjoogiga. Täna just lisasin seda. Ma olen selle autoga palju sõitnud, mingi 130-140 kilomeetrit. Aga oleme vaatame kapoti alla ka. Kapoti alt auto nagu ikka. Mõtlesin, kas ma teen mootori katte puhtaks, veel ei teinud, ei olnud meeles ka. Aga üldiselt vist see pole selline hea käekiri. Ma olen aru saanud, et ikkagi see, kui auto ausalt must on, et see on see nii-öelda õige käekiri. Panen selle katte korra maha. Vaatame siit, kas ma saan valgusega peale. Vaatame siit natuke mootori vahel, nii palju kui ma saan. Mul on siin üks statiiv ka käes, et see kõik nagu kõige lihtsam ei ole. Aga jah, kiire ülevaade, mis ma siit saan käsitsi anda. Selline ta meil igastahes on. Et igati tavapärane, noh, siit on näha, kas keegi on õli mööda valanud. Siia on kunagi mingit õli läinud peale. Aga siit kohe nagu midagi niimoodi kätte ei paista. Et nagu ikka lisasin Liquimoli MS2 lisandiga õlilisandit, absoluutselt kõikidele autodele panen. Nii, mootori kate sai ka edukalt ühe käega tagasi, kapoti katsume ka kinni saada. Ja seal ta on. Ja see olekski siis väljast ja seest kapoti alt ja pagasiruumist kõik ja nagu traditsiooniliselt ikka, lähme teeme ühe proovisõidu ka. Enne kui täna proovisõidule läheme, siis tahaks tänada kõiki 600 tellijat, see number sai täna täis, kes siis on selle kanali tellijateks asunud. Et noh, kõik see, mis ma siin kanalil hetkel teen, on puhtalt minu entusiasmist autonduse ja autode vastu. Et noh, kas ma just 530D perevagunite armastaja kõige rohkem olen, ei, minu tõeline armastus autode vastu tuleb ikkagi võidusõidust. Kõigile siiski aitäh, et olete tellinud selle kanali. Mida rohkem inimesi, ilmselt seda rohkem tekib mul ka igasuguseid võimalusi, aga no praegu kõik on ikkagi nii alguses, aga sellegi vaatamata kõik, kes vähegi on võtnud vaevaks teha selle pisikese liigutuse ja telli panna. Aitäh teile kõigile. Aga siit edasi lähme kohe proovisõidule. Mainiks ära, et selle auto puhul on tegemist kõige uuem autoga, mis mul on kunagi olnud. 2010 oli F07, mis mul oli ja see on 2011. Küll ei ole tegemist autoga, mis tol aja hetkel, kui ma seda omasin, oli kõige uuem. Selleks oli mu 2008 aasta A8, mida ma 2019 omasin, 11 aastat vana. Ehk siis jah, aga siiski kõige uuem auto, mis mul kunagi on olnud. Ja ütleme, et see näeb minu jaoks jah ikkagi hüpati C61 pealt siia F11 peale ikkagi väga uhke välja. Mis ma kohe selle auto kohta välja tooksin, on see, et sellel on pigem selline hea ajalugu, et kahtlemata see auto ei ole ideaalses seisukorras, teda on kasutatud sõiduvahendina, aga kui ma vaatan ka neid pabereid, mis selle autoga kaasas olid, siis noh, tal on olnud mitmeid omanikke, aga need omanikud on pigem hoosad olnud, kas või siis eelmine omanik, kelle käest ma selle auto sain, kes siis ostis selle detsembris, praegu on siis märts. Et ka tema on siin vahepeal jõudnud vähemasti õli vahetada ja seda autot on siis ilmselt kasutatud ja selle võrra ka hoitud pigem kui lõpuni tarbitud.
varustuse poole pealt pole ka. See auto üldse kasinalt varustatud. Ta ei ole küll vist mitte kuidagi M, mis siis on üldiselt ikkagi nende autod ostjate lemmik, aga nagu ma välja tõin, 2DB Sport Automatic Gearbox. Gearbox käigukast ise on tehnika poole pealt sama. Siin on lihtsalt see sportprogramm ja need valitsed ja teistsugune käigukang. Siin on vähemasti peal on automaatselt lülituvad kaugtuled, distantsi hoidev ja kas ta ka rida hoiab, ma ei ole kindel. Distantsi ta kindlasti hoiab. Distantsi hoidev püsikiiruse hoidja. Minu jaoks minu üks unistuste lisa Bluetoothiga multimeedia ja mitte ainult siis, et saab muusikat mängida, vaid ta saab info ka kätte, ühesõnaga ütleb sulle, mis lugu mängib, nii edasi. Siin on mingisugused nupud, siin ongi vist mingisugune, kas siis on kuidas seda nimetama, kas kokkupõrke abi või pre-collision warning või igastahes siin on mingisugune nupp selle jaoks, ma ei tea, mis see teeb. Ma õpin kogu aeg igasuguseid lisasid, kõike ammugi ei tea veel. Hood näitab siis, vist täpsem oleks öelda, et ta ühesõnaga auto Hood näitab ära, mis parasjagu piirkiirus on, vähemasti mis ta arvab. Ühesõnaga, siin on mingisugune liiklusmärgi tuvastus, kas see kehtib siis ilmselt ainult nii-öelda piirkiiruse kohta. Praegu ma siin, ma ei tea, kas videos seda üldse näha on, ilmselt mitte, võib-olla on. Ma näen Hoodis, Hood ütleb mulle, et kiirus on 25 ja kiiruse piirang on 30. Et mul on see 30 km tunnis märk ees. Et tal on siis mingisugune liiklusmärkide tuvastus peas. Hood, ma ütlesin, Hoodis näed seal igasuguseid asju, kui sul on püsikiiruse hoidja peal. Las ma mõtlen, mis mul veel kähku tuleb. Ühesõnaga, kogu selle info ma panen kuulutuse ja kirjeldusse ka, kuna jah, siin üht-teist ikkagi on. Et nagu ma ütlesin, tegemist on kõige uuem autoga, mis mul on olnud. Mul oli 2010 F07, aga sellel oli kindlasti vähem varustust, sellel oli näiteks pisik ekraan. See on mingisugune business multimeedia, mis selle nimi täpsemalt ka ei oleks. Mis ta businessiks teeb, ma päris kindel ei ole, miks see business on otseselt. Aga jah, suurem ekraan, siin saab olla ka väiksem ekraan. Ventileeritud istmed, mida ma ei ole veel tööle pannud, paneme huvi pärast. Ma ei tea, kuidas see, ma pole kunagi kasutanud seda vist. Ma tõesti ei tea, kuidas see tagumiku all tunduma peaks. Jah, ma ei oska teile öelda. Igastahes siin on 3 astet. Oota. Mingisugune ventilaator igastahes kuskil nagu tööle läks ja kui ma ta välja lülitan, siis jääb vaiksemaks soojendusega istmed. Ma mõtlen, kas ma ajan midagi segamini või kas siin kardin käis ka automaatselt või ma ajan mingi autoga segamini. Ma arvast nagu vajutasin kuskil mingit nuppu ja lasin kardina alla. Aga ei mäleta. Kes on minu videoid vaatanud, on aru saanud, minu jaoks algab kõik tehnikast, mis mootor, mis käigukast, mis veoskeem ja vastavalt sellele, mis ma välja tõin, mul ei ole nii uusi autosid olnud. Ausalt öeldes, need kõik asjad on toredad, aga see ei ole minu jaoks, mis on nii-öelda auto tuumikelamus, et see kõik hakkab ikkagi, mis on kapoti all, mille kaudu see kapoti all olev viib selle jõu ratasteni, et see on kõik minu jaoks oluline ja siis tulevad kõik need muud asjad, mida mul tegelikult kunagi ei ole isegi olnud. Et kes pikaaegsemalt mu kanalit on jälginud, ma sõitsin nüüd 3 aastat, 3,5 aastat oli mul FN2 Civic Type R igapäeva auto, millel on isegi püsikiiruse hoidjat, konditsioneeri, mitte midagi ei olnud. Et see kõik siin on juba minu jaoks nii-öelda tohutu luksus. Aga mis seal ikka, sõidame ka natukene. Mul taga on muidugi puhastusasjad. Jah, asjad lendavad väga siin. Kiusata seda autot ei taha, kuna ta ei ole tegelikult
sportauto, aga no liigub küll selles suhtes. Siin on mingisugused Nokiani rehvid all, ma ei oskagi öelda. Ilmselt ikkagi sellised igapäevarehvid, aga Nokian pigem on premium firma, vähemasti mis Hakkapeliitasse puutub, ehk siis nende naastudesse. On nad maailma tipus Põhjamaade naastrehviga. Aga tõmbab küll. No ütleme E61 535D ja selle 530 vahel on vahe sees. 535D on kiirem, ma võin seda öelda, et see on vähem rongisem, aga väike vedur on ta ikka. Jah, mida veel? Olen niigi, ütleme, aja jooksul on tulnud ka mingisugused teadmised, eks. Kui ma nüüd alustasin, minu esimene BMW oli nüüd natuke rohkem kui 2 aastat tagasi, E65. Siin videos juba mainitud ka, mind need väiksed lisaasjad niivõrd väga ei huvita, aga nüüd aja jooksul ma olen siis üht-teist õppinud. Eile tegin tegelikult enne video tegemist juba väikse kodutöö, oskasin siin teile mõned asjad välja tuua, et siis midagi rohkem oskan juba autode kohta rääkida. Jah, muidugi siin video käigus nüüd tuli meelde, et ma ei maininud läbisõitu, mootorit ja veoskeemi, millest ma sujuvalt üle läksin. Ma ei tea, sellest oli vist juttu, 530 XT, 4-veoline automaatkast. Läbisõit on praegu 361 219 vähemasti, mis siin tablool ees on. Ja mina olen sõitnud sellest mingi 160 kilomeetrit võib-olla. Aga mis siin ikka, teeme siit veel ühe väikse tõmbe. Ja sellega võib-olla lõpetame ka selle video. Jah, Sport Plus. Seal on üks Kodakene ka. Kodake selle otsa sõida. Granny shiftisin. Tegelikult võiks ta last ise vahetada, eks. Granny shiftisin 4000 peal. Aga sõidab küll nii, oota. Nüüd ma panen siit normaali peale tagasi. Näete, juba minu jaoks liiga palju nuppe. Selles suhtes üks hea näide autost. Mul oli 2006 aasta GD STI Kotkasilm siis. Ja seal on ainult ABS, mida sa ei saa välja lülitada ja rohkem mitte midagi peal ei ole. Ei ole veokontrolli nuppu isegi, on lihtsalt ABS kogu lugu. Ja nii on ju tore. Mõtle siin, kurat, ma ei tea, nuppegi pean siin hakkama skeemima, et saada seda autot mingisugustesse režiimidesse. Et jah, ega ta nüüd midagi nii keerulist üle siit paneb. Bäm! Sport Plus, automaat, kõmaki! Ja juba sõidame, jälle Granny shiftisin. Aga väga hoogu ma siin minna ei taha. Ja hopsti. Aga jah, ega ta selline meil siin on, et nagu tavapäraselt siit nurga taga need proovisõidud lõppevad. Mõtlen, kas ma oskan midagi tarka veel kähku öelda. Ega suurt tegelikult ei oska, et üsna kiiresti sai mu teadmised ammendatud. Et väga mõnus on sõita selle autoga, peaks mainima, et ta vähemasti peale vaadates on üsna kantuline, et tegelikult ju ainult 30 000 väiksem läbisõit kui see eelmine E61, mis mul oli, aga see, ütleme, põlvkonna vahe on ikkagi tunda, et see auto jätab uuema, soliidsema mulje, kui seda siis E61 tegi. Aga jah, nagu ikka, kui on küsimusi, andke mulle teada. Vastan hea meelega. Aitäh kõigile jälle, kes siiamaani videot vaatasid. Nagu videot alustatud sai, suured tänud kõigile, kes on tellinud. Tänaseks päevaks on siis neid inimesi 600. Vaatame, kuhu elu viib. Eks ikka, ütleme, YouTube on nii vana asi ja kõik on näinud, kuhu mõned inimesed sellega jõudnud on, kas aastal 2026 Eestisse võimalik on, pigem mitte. Aga eks unistused ole ikka.
ja kui siit kanalist nagu minu jaoks muud midagi ei tule, siis ma saan vähemalt tegeleda millegiga, mis mulle tõeliselt meeldib, milleks on siis olgem ausad, mulle meeldivad rondid rohkem kui uued autod, et kui sa küsid minu käest, et ma ei teagi, mis see G5 klassi seeria, G mingisugune 520D või siis vana hea E61 530D, no siis te juba teate, mille ma valin. Või siis, et seal on ka üks auto, mis mulle meeldib pigem kui siis vist on F-seeria, ma ei teagi, kuidas kõige uuemat 6. seeria BMW-d üldse, 6. seeria, kõige uuemat 7. seeria BMW-d üldse nimetatakse, mis need mudelikoodid on ja asjad. Aga siit aitäh kõigile, kes vaatasid ja kohtume nägemisteni, kohtume ja näeme tulevastes videotes, aga siit adjöö.